on ju Jumal head teinud sulle? Oled sa kogenud Jumala headust? Ja vaata, Taavet ütles ühes laulus, ma olen veendunud, ma saan kogeda, mida? Jumala headust, kus kohas? Elavate maal. Amen. Ja mina usun, et me saame kogeda Jumala headust veel rohkem ja suuremal määral elavate maal. Amen. Halleluja, siis me oleme elavate maal ja Jumal on imeline ja ta on hea ja ma olen tänulik ja kui tähtis on hoida meeles värskelt meeles Jumala head, mis Jumal on teinud. Ma nägin üks huvitav siuke lugu oli või siuke, kus ma ütlen, et me tihtipeale unustame ära selle kõik hea, mis Jumal on teinud. Ja inimestena on tihtipeale, kuidas ma ütlen, et me fokusseerime teinekord teatud täiuslikele asjadele. Üks huvitav lugu on siuke. Mõni aeg tagasi ma nagu siis vaatasin, oli see, et kus ma selle esile toon, peremees läks siis koerale süüa andma, ta oli ketis, koer oli söögi ja viis talle kondi ja selles mõttes koer kondi võttis, ta hammustas peremeest. Ja siis ta läks nagu tagasi ja tõi süvitsi selle loo. Ja see lugu oli see, et peremees leidis selle koera kunagi turult maha jäetuna näljasena ja ta oli andnud talle leiba, ta oli toitud üles kasvatanud, suureks kasvatanud. Aga koera teadmata peremehel juhtusid väga rasked ajad ja tol päeval tal ei olnud mitte midagi muud kui see üks kont. Ja selle asemel, et see koer selle kondi vastu võtaks ja mäletaks, mida peremees oli talle teinud, ta hoopis hammustas teda. Ja tihtipeale on ka nagu inimestena või see on siuke, et me unustame ära, võib-olla keegi ei saa täius, me ei tea, millest keegi läbi läheb. Ja võib-olla ta ei suuda pakkuda sulle seda täiuslikkust kõike, mis on. Ja tihtipeale, ja selle asemel ta ei paku, ta on võib-olla pakkunud sulle 100% kogu aeg midagi täiuslikku. Nagu see peremees tegi koerale, iga päev tõi liha talle süüa. Ühel päeval ta lihtsalt ei olnud, ta oli kõigest ilma jäänud. Ja see koer ei teadnud seda. Et olla tänulik kõigest, et sa üldse kondi sai, selle asemel ta hammustas teda. Ja tihtipeale on ka meie eludes on võib-olla rasked ajad või mis iganes, me ei tea, millest keegi kuskil läbi läheb ja kui me ühel päeval vaatame, et ta ei ütelnud mulle aitäh või midagi, selle asemel, et hüpata inimesele harja kaela, me peaksime mäletama neid aegu, kui ta hoolitses või oli hea. Aga tihtipeale on see, kui kuskilt ei ole enam seda 100% tulemas, me fokuseerime sellele 10% negatiivsusele. Ja see on tihtipeale ükskõik, mis ongi see, et hoida fookus Jumalaga, hoida fookus alati, mida Jumal on teinud. Vaata, Iisraeli rahvale ta kogu aeg ütles, mida? Rääki oma lastele, tuletage meelde, mida? Minu tegusid. Kogu aeg. Ja mida Jumal ütleb ka? Miks on nii tähtis, on leiva murdmine? See ei ole üks traditsioon, see ei ole mingi siuke, et me teeme üks kord kuus. Me mäletame seda, mida Jeesus tegi Golgatal, et me ei unustaks seda kunagi ära. Sest kui me reaalselt saaksime aru seda hinda, mida Jeesus valas ristipuu peal, mida Jumal läbi elas, et meid päästa, me oma süüst. Süü lasub inimeste peal, enda peal. Ja ta ometi hoolitses armastas. Tegelikult ega Jumal ei reetnud Jumalat ju. Aadam reetis Jumala. Ja see oligi see, kusjuures, mis oli kurb, näiteks ma mõtlen Aadama puhul samamoodi. Ma mõtlen see teine kord on see, et mitte joosta Jumalast eemale, vaid alati joosta Jumala suunas. Kui teete, Aadam oli kogenud Jumala headust, ta oli kõndinud temaga, ta oli õppinud teda tundma kogu aeg. Päevast päeva, ta kõndis õhtuvilus. Ja nüüd ta eksis Jumala vastu. Selle asemel, et joosta Jumala juurde, et Jumal anna mulle andeks. Jumal, ma eksin, ma panin puusse. Ta põgenes ära hoopis Jumala juurest. Ja see on see tihtipeale, kui rasked ajad midagi on, mis on, et me mitte kunagi ei jookse ära, me tuletame meelde tegelikult, kui hea on Jumal. Miks Jeesus anti, miks Jeesus suri meie eest? Sest kurat on see, kes käib kogu aeg süüdistamas. Ja aga Piibel ütleb väga hästi, Johannes kirjas, kui sinu süda sind hukka ei mõista, on sul mis? Julgus Jumala juures. Jumal ei mõista kedagi hukka. Jumal ei mõista kunagi kedagi hukka. Jumal tahab, et me tuleksime. Ja see ongi see, kui me mõtleme, mis hind oli see, mis Jumal maksis meie eest. See on see, mis kisub meid Jumala juurde. Mida Jumal on teinud.
Jumal on su elus palju teinud. Ta on sind palju läbi toonud asjadest, olukordadest, on ju nii? Ja Jumal tahab, et me hoiaksime pilgu nendel asjadel. Tihtipeale me tahame inimesena hoida pilgu nendel negatiivsetel, see on loomus tihtipeale, inimlik, see patuihu loomus on see, et hoida negatiivsel peal. Aga hoida sellel positiivsel. Toome või lihtsa näite, kas või ütleme, võib-olla suhete osas näiteks kas või. Ütleme, et seal on, kellelgi on traditsioon olnud tuua, mees tuleb koju, tuleb alati lilli. Alati tuleb lilli. Alati tuleb 10 aastat on iga päev lilli toonud. Alati on toonud lilli. See on traditsioon. Ja naine on alati rõõmus. Ma sain lille. Lõpuks see muutub vaikselt harjumuseks. Võib-olla kaob tänu ära. Ja siuke jälle äkki lill. Aga ühel päeval midagi juhtub. Mees võtab rahakotti ära või lillemüüja on oma uksed kinni pannud, mis iganes. Naine ei tea ja mees tuleb koju, tal pole lilli. Selle peale, et fokusseerida, et kuule 10 aastat nii mõnusad lilli toonud, võib tulla huvi, et miks, mis on. Tihtipeale võib olla see, et täna sa ei toonudki mulle lille. Mis viga on? Kas sa enam ei armastagi mind enam? Kas ma ei olegi sulle enam kallis? Saad aru, mis ma mõtlen? Selle asemel, et kõigepealt istuma uurida, et mis juhtub, mis on. Ja vahet ei ole, kas ta üldse teeb. Ta on, me fokusseerime tihtipeale. Jumalaga samamoodi me peame fokusseerima selle peale, mida Jumal on meie jaoks teinud. Ta on surnud meie eest. Ta on loovutanud kõik meie eest. Ta on meid terveks teinud. See on tihtipeale see, et me istume, Jumal, miks juba see? Oled sa tähelpanud, Jumal, kaua veel võib? On keegi seda sõna kasutanud? Mina olen kasutanud seda sõna, siis ma ütlesin, et Jumal, anna andeks mulle. Et see oli uskmatus, mis ma suust välja rääkisin. Aga vahepeal on see, siis ma meenutan, mida Jumal on teinud, kuidas Jumal on meid välja toonud olukorda. On olnud meil olukorda, kus ma ei tea, Jumal, kuidas sa sellest ma välja tood? Ja ta on mu imeliselt välja toonud. Jumal niimoodi, siis see olukord ei ole mingi probleem sulle enam. Aga kurat hüppab kohe platsi, õla peale hakkab kohe, et vaata see ja vaata too, vaata see. See inimene tegi seda, too tegi teda. Mida sa ise oled teinud? Mis iganes on see? Ja tema on, kes ta on? Tema on vendade süüdistaja. Aga see ongi see, et jah, Jumal, ma võin julgusega tulla sinu trooni ette, mida sinu poeg tegi. Ja see on see mälestus kogu aeg, mida head Jumal on teinud. On Jumal sind välja toonud asjadest? Jaa. Ja tänada seda Jumal. Ja üks asi on tihtipeale on see, tihtipeale ka juhtub seda, et me hakkame, mitte meiega, inimeste loomuse teinekord ka mõnes olukorras hakata Jumalat süüdistama. Jumal, miks see? Jumal, miks nii? Miks naan? Oled sa kuulnud küsimust, kui Jumal nii hea on, miks siis kõik need pahad asjad siin maailmas juhtuvad? Oled sa kuulnud sihukest ütlust? Ja ma olen ka kuulnud seda ütlust. Aga küsimus on see, et kus oli Jumal siis? Lihtne, väga lihtne. Jumal polnud juurdepääsu asjale. Miks? Sest inimesed ei andnud talle juurdepääsu asjale. Nii lihtne see ongi selles olukorras. Aga ma tahan minna täna lugeda, ma olen olnud peatükis, me oleme Rooma kirja 8. peatükki. Ja see alustab väga hästi, mulle nii meeldib, kuidas see alustab. Keegi teab, kuidas Rooma 8.1 ütleb. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui palju hukkamõistmist on nendele inimestele, kes on Kristuses Jeesuses? Mitte mingisugust. See näitab seda, kui me oleme Kristuses Jeesuses, Jumal ei mõista meid hukka. Miks? Sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud millegist. Ta on vabastanud meid patu ja surma käsust. Kas pole huvitav? Kui palju hukkamõistmist on neile, kes on Kristus Jeesuses? Meie siin täna oleme kõik kus? Me oleme kõik täna siin Kristuses Jeesuses. Kui palju on hukkamõistmist mis meile? Mitte mingisugust. Miks? Sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on meid vabastanud patu ja surma käsust. Meid on vabaks ostud, meid on vabaks tehtud. See on üks tõotusi jälle. See ütleme, see ongi tänu Jumal, ma tänan, et mitte mingisugust hukkamõistmist mulle ei ole. Amen.
Kui palju on hukkamõistmist? Mitte mingisugust. Põhjus, sest meid on vabaks ostetud. Meid on vabaks ostetud. Kristus ostis meid vabaks. Sest vaata 3. salm ütleb, sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta käkitas oma poja patuse liha sarnasuse ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Miks? Poeg tuli, sest käsk oli see, mis meid eraldas Jumalast. Oled tähele pannud? Käsk oli see, mis hoidis meist. Käsku inimesed pidid ise täitma, ise tegema ja nad ei suutnud seda teha. Ja Jumal saatis siis oma poja, et meid päästa sellest kõigest. Amen. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabaks ostnud kust? Patu ja surma käsust. Amen. Nii ei ole mingit hukkamõistmist. Sest liha paraku on milline? Nõder. On ju nii? Meie lihad on nõder. Nad on veel tegelikult, meie lihad ägavad needuse all. Kas pole mitte? Lihas on veel milline? Patu loomus. Amen. Sellepärast Piibel ütleb, et meie sisemine inimene peaks valitsema. Sellepärast ta hõikabki riietuga Jumalaga meelte uuendamine teel. Oled sa kuulnud, mäletame kunagi siin on õpetatud ja oled kuulnud ka, et on olemas vaim, hing ja ihu. On ju nii? Ja Galaatia kiri ütleb alati, vaim ja ihu on alati sõjas oma vahel. Ta ütleb, vaim sõib ihu vastu, ihu vaimu vastu. Need on üksteise vastu. Ja hing jääb kahe vahele. On ju nii? Hing on meie meeled, emotsioonid, tunded, tahe. Ja kui me toome selle nüüd kooskõlla Jumala sõnaga ja tuleme meele parandusele, uuendama meelega ja paneme sellesse, et nüüd ei ole siis mitte mingisugust hukkamõistmine neile, kes on Kristus Jeesuses. Ja me mõtleme, minu vaim ütleb, et ei ole mitte mingit hukkamõistmine. Minu meel ütleb, et ei ole mitte hukkamõistmine. Järelikult ma saan vabaks nüüd. Sest ta ütleb ju ka samamoodi esimeses Johannese kirjas, kui sinu süda sind hukka ei mõista. Kui me oleme nüüd hing ja vaim on mestis, siis liha peab alati tulema järgi, sest liha paraku on nõder. Et kas me oleme lihameelsed või on, sest hakkab siin kohe rääkima seda liha ja vaimu meelsust. Siin ta ütleb edasi, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Me peame valima, kelle järele me kõnnime. Ometi meid on vabaks ostetud kõigest. Meid hukka ei mõisteta, aga nüüd on meie valik, kelle järele me käime. Hukka mõistmine ei tule, aga miks inimesed tihtipeale elavad selle süütundal, koormal, selle, et tihtipeale võib-olla me käime liha all ja see liha on see, kes sind siis tümitab kogu aeg ja kurat on teine, kes sind tümitab. Ja kui sa loed Piiblist, ma ju peaksin olema see, aga miks ma siis see olema? Sest ongi see, et meil on valik tegelikult, kelle järgi, kas me käime liha järgi või vaimu järgi. Aga reeglina võidab, küsimus, kes teab, kui ma ütlen, et kumb võidab siis, kuidas me teame, kumb võidab? Kas liha võidab või vaim võidab? Ja nad on üksteise vastu kogu aeg. Kuidas me teame, kumb on võitja? Tead, kes on tegelikult otsustaja? Meie hinge seisund. Meie hinge olukord on otsustaja. Kas me oleme uuendanud oma meeled? Vaata, see ongi, kui rasked ajad tulevad mingi koorem. Mis on need mõtted, mis me peas liikuma hakkavad? Ma suudan, saan hakkama, Jumal on minu poolt. Me tuleme alati võidukalt välja. Või on see, et ma ei tea, mis saab, elu on nii raske. See juhtus, too juhtus, mis nüüd saab? Oled seda tähele pannud? Näiteks mina mäletan, ma ikka mõtlen koroona aega, see on siuke põnev, minu jaoks oli see hästi põnev õppetund koroona aeg meelte uuendamise kohta. Nii minu enda puhul, ka paljude inimeste puhul oli see, kui suurt hirmu see külvas kristlaskonnas. Kui palju tülise see tõi ülesse, kui paljud kogudused lahku läksid, laiali läksid. Eralduseks, miks? Sest keegi ei teadnud, mis on õige teha. Sest kogu aeg vaieldi. Ühed ütlesid, et see on õige, teised ütlesid, et see on õige. Ja segadus oli. Päeva lõpuks oli haigus.
ja Jeesuse vermete läbi me oleme terveks saanud. Nii lihtne see oligi. Inimesed siiamaani, ma mäletan, oli see, me peame vaktsiini, ühed, kui ta vaktsiini teed, siis sa oled põrgus. Sa oled kuulnud, ütles sulle keegi seda. Mulle öeldi, isiklikult öeldi, et kui keegi vaktsiini teed, siis kindlasti ta läheb põrgusse, sest vaktsiinid on kuradist, koroonavaktsiini. Sa kuulsid sihukest asja, ei kuulnud, siis teil vedas. Ma pidin tegelema nende asjadega, ma sain paar telefoniga, ja siis küsiti, mis ma tegema pean, mis mina ütlesin, ma mõtlesin, palu Jumalalt, küsi Jumala keelt, mis Jumal ütleb sulle. Ole juhitud tema vaimust ja sisemisest rahust. Ma tänan Jumalat, et selle juures, et selle olukorra juures ma ütlesin, Jumal, et mina seisan usus sinu sõnas, mis iganes, ma usun tervenemisse, mida ma tegema pean tegema. Ma tänan Jumalat selle eest, et rahu säilis minus. Ma ei võtnud kunagi pooli kellegiga. Ja ma tänan Jumalat, et siiamaani ma ei tea, et ma oleks seda põdenud. Et minul oleks see haigus olnud, ma ei tea seda. Ja see on see kiitus Jumalale sellest. Ma ei ütle, et midagi uhks, aga see oli see, et kus oli vaja jääda, siis see hirm, ma ütlen, miks ma tahan seda rääkida, see hirm üritas ka mind halvata. Sest see oli see, kui ühiskond pannakse kinni, saad aru? Ühiskond pandi kinni, lukku, see oli see, mis saab, kogutus enam ei saa, kuidas see olukord, kuidas see mõtterünnakud hakkavad tulema. Ma mõtlesin, et Jumal, aga sina oled trooni peal. Mina istusin maha ja mõtlesin tol korral, et kas on keelatud evangeeliumi kuulutada? Kas oli evangeeliumi kuulutamine keelatud? Kas palvetamine oli keelatud? Kas piibli lugemine oli keelatud? Ei olnud ju. Järelikult meie õigusi Kristuses ei keelatud. Aga ma mäletan seda inimesed, nad olid need süümepiinadel, mis me teeme, kus oli see, aga mina ütlesin, mitte mingit hukkamõistmist pole neile, kes on Kristus Jeesus. Me järgime, me kuulame, mida valitsus ütleb, me kuulame, mis nad räägivad ja me järgime Jumala vaimu häält. Ja mäletate, me kogudus oli ainult kinni, esimene kord, kui tuli, oli see 2 kuud oli see, kus ma olin üksinda koguduses, ma mäletan, ma jutustasin. Ja me läksime sellega kaasa ja kiitus Jumalale, see avas meil ukse televisiooni, see avas meil ukse selle kõik. Ja pärast seda me ei olnud kordagi suletud. See näitas, mis ma tahan välja tuua, on see ma just hinge tasapind oli see, mis on inimesed, kui palju inimesed sellest kõik rääkisid kogu aeg. Ja mina mõtlesin siiamaani, mul oli tookord oli üks väike jutus, ma siiamaani mõtlen, et just see meelte uuendamise osas oli see, kui paljud inimesed teadsid koroonast. Mul polnud vaja ise lugeda mitte midagi. Ma mäletan, ma ei pidanud lugema ühte artiklit midagi, sest kõik teadsid neid palju, kõik teadsid, milline see koroonaviirus välja näeb. Ja siis mina istusin maha ja Jumal ütles mulle, tegelikult Jumal tookord mulle ütles, minu südames ütles, et kui inimesed võtaksid sama tõsiselt minu sõna, oleks need meeled sama võimsalt uuendatud. Tegelikult see on niimoodi, millele me pühendume oma aja, millele me pühendume oma meeled, millele me pühendume. Ja kui me saame oma meeled meelsustatud Jumala sõnaga, siis on see, kus me käime ringi, et kiitus Jumalale, kuradil ei ole juurdepääsu meile enam. Ja see on see, kus me seisame kindlalt ja kui survet tulevad kogu aeg. Iga päev, mina elan iga päev, mingi surve kuskilt mulle tuleb. Ma isegi praegu on vahepeal niimoodi, et juba ma hakkan ära harjuma sellega juba, et viimased, ma ei tea, 5 aastat pole sihukest päeva olnud, kus survet poleks tulnud mingil määral või mingil moel, on see nii mõttemaailmas või kus iganes. Ja nüüd me öeldame, et Jumal sulle tõustav, Jumal sa oled imeline, Jumal halleluuja, koos sinuga pole mitte miskit võimatut. Ja see on see, kuidas siis, aga kus see tuleb? Mulle ei meeldi surved, aga surved panevad tegutsema. On ju nii? Surve on see, vaata kui survet ei ole, siis on see, et mis ma ikka teen, on sihuke äge, elu on äge, aga kuskilt surve tuleb, siis on ja nagu me oleme rääkinud, see, mida svamm on täis, see svammist välja tuleb, on ju nii. Kui svamm, ma mõtlen tegelikult, mul on pilt, minu ajus on see pilt maal lapsena elades saunas, oli peale saunapäeva, käsnad jäid sinna lava peale ja olid seal, mäletan meil üks kollane käsn oli seal. Ja mina mäletan, oli aeg, kus ma läksin võtma, tolmu ainult tuli seal.
ainult tolmu või vahepeal isegi niisugune kõvem oli natukene. Oli aeg, kus ma läksin võtma seda käsna ja ta oli läbimäärik, nii ma puutusin, kinnas oli läbimäärik, ma olin, tead, oleks pidanud enne vaikselt puutuma. Aga senikaua, kui ta seal oli, ma ei saanud aru, mis seal oli. Enne kui ma puutusin seda. Mis juhtus sel momendil, kus surve avaldati käsnale, see sealt välja tuli. Samamoodi meie puhul on see, et ta ütleb, et siin samamoodi ta ütleb, et ei ole mitte mingit hukkamõistmist. Ja kui kõik on hästi, kõik on tore, me oleme ilusti elanud nädal aega, me pole mitte midagi teinud valesti. Ütleme niimoodi, jah. Elu on ilus kena. Ja nüüd me eksisime kuskil midagi. Ja nüüd tahab tulla mis asi kohe? Hukka mõista tulla. Kas ise või minul on öelnud, et mul on öeldud, et ma arvasin, et sa oled kristlane. Ha? Mis siis nii erinevust on? Ma ütlesin, tead, mis on erinevus või sinu minu vahel? Sulle ei ole andeks antud, mulle on andeks antud, sa vajad andestust. Sa vajad Jeesuse verd. Nii lihtne see ongi. Tegelikult mõelda, mis on vahe maailma inimesega meie vahel. Lühidalt võttes. Meil on andeks antud. Meil on osadus Jumalaga, me oleme päästetud. Ühesõnaga meil on andeks antud. Neil ei ole veel. Nad vajavad seda päästet. Nad vajavad Jeesuse verd. See on kaks asja. See ongi, seal ei ole midagi. Nemad vajavad lunastust, võtta vastu seda. Me oleme juba lunastatud, me oleme juba andeks antud. Ja kui me midagi eksime või teeme, lihtne on minna Jumala ette, et Jumal anna mulle andeks, ma parandan meelt, ma enam ei tee niimoodi. Meile parandus on see, et ma ei tee enam niimoodi. Ja siis Piibel ütleb, ei ole mitte mingisugust hukka mõistu neile, kes on kus kohas? Kristus Jeesuses. Amen. Aga hukka mõist hakkab tulema sellest, et ütleb, et kas me käime liha järele või vaimu järele. Miks, mis juhtub, sest kes elavad liha järele? Vaata kuula, meil on privileeg elada vaimu järele või me võime elada liha järele. Sest vaata, ta ütleb, et kes elavad liha järele, nende meeled on suunatud kuhu? Lihalikele asjadele. Aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis on milline? See on surm, aga vaimu mõtteviis on elu. Ja see ongi see vahe, kus tuleb see, kas ma elan hukkamõistu all või ei ole, sest liha mõtleb kogu aeg negatiivselt halba. See juhtus minuga, mis nüüd saab juhtuda, too on paha, kolmas on paha, neljas, toob alati, toodab mida? Päeva lõpuks hävingut ja surma. Eraldumist Jumalast. Aga vaimu mõtteviis toodab elu. Ja mis on vaimu mõtteviis? Ma suudan kõik tema läbi, sest tema teeb mu vägevaks. Ükski olukord pole Jumalalt võimatu. Täna me lauldsime, viimane laul, mis oli? Jeesus, sa oled... Ma ei tea, kas see oli viimane laul. Jeesus, sa oled vastus. Jeesus, sa oled vastus. Kui paljule? Absoluutselt. See on vaimu mõtteviis. See on nüüd vaimu mõtteviis. Jeesus, sina oled vastus kõigele. Liha mõtteviis ütleb, ma ei tea, mis olukord toob. Kas ma üldse sellest enam kunagi välja tulen? Jumal, kas ikka oled olemas? Jumal, kas sa ikka oled mulle andeks andnud? Jumal, mis? Vaim ütleb, et Jeesus on vastus. Tee tõde ja elu. Vaim ütleb, et ma võin kõik oma muret talle anda, ta peab hoolt minu eest. See on see, mida vaimu mõtteviis. Sellepärast Jumal ütleb, et uuendage oma meeled, tulge vaimuga ühte. Siis me suudame elada elu, kus ei ole mitte mingist hukkamõistmist meeles. Me oleme Kristus Jeesus, Jeesus on meid vabastanud kõigest. Ja see on see koht, kus me süda enam meid hukka ei mõista ja meil on milline? Julgus, Jumal, ma kõnnin koos sinuga, ma käin koos sinuga. Ma mõtlen, nagu sa ütled, see väga tähtis oli see, olla tänulik nende tõotuste eest, mis Jumal on meile andnud. See on nii tähtis. Meeles hoida kogu aeg, kes me oleme Kristuses, rääkida välja seda kogu aeg enda seest, sest liha mõtteviis hakkab tootma vaikselt surma meie eludes. See ei tähenda, et me oleme uued loodud, me oleme päästetud, halleluja, me oleme taeva näguni. Aga siin maatpealses elus meie liha mõtleb surmaviisil alati, see toodab lõpuks surma. Aga kui me õpime mõtlema vaimu mõtteviisi järgi ja vaimu järgi, see toodab meis elu. Sest vaim ütleb, me suudame, me saame hakkama, kõik on võimalik.
me oleme terved, me oleme jõukad, me oleme rõõmsad. See on vaimu mõtteviis. Sest, ja siin ta ütleb edasi 7. see on veel karmim natukene. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kui teete, liha ei alistu Jumala käsku on 2 käsku on praegu on ju. Armasta Jumalat kõigest oma südamest, hingest, kõigest, mis sul on ja oma ligimist nõnda nagu iseennast. Ja ka Jumal ütleb meile uued oma meele, et sa oled terve ja see on mõtteviisid. Aga liha ütleb, aga ei saa kõike nii teha. Ja see hakkab tekitama, liha röövib sult rahu ära, ta röövib seda ära, ei saa kõike, kuidas saab midagi, ta hakkab tootma rahutust sinus. Ja see hakkab tootma midagi, mis on Jumala vastu. Sest Jumal annab meile alati mille? Rahu, rõõmu. Ta isegi ütleb meile, heitke kõik muure tema peale ühes tänu ja palve anumisega. Ja edasi ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab sinu südamed, mõtted Kristus või aitab hoida sinu südamed, mõtted Kristuses, Jeesus. See ongi see, et liha ütleb, ma ei tea, mis saab. Ja ma olen istunud maha vahepeal, mõtlen, ma ei tea, mis saab. Ja Jumal küsib mu käest kohe, kas sa ei usalda mind enam või? Jumal usalda küll, ma tean, mis saab, kõik saab korda. Nii lihtne see ongi. Mõni küsib, kuidas? Mul on aimagi, kuidas. Ja see ei ole enam minu probleem. See on juba Jumala probleem. Mina lihtsalt usaldan Jumalat. Tean, et mina olen Kristus Jeesus. Mitte mingit hukkavõistlust mulle ei ole. Sest eluvaimu käsk Kristus Jeesus on mind vabastanud patusurma käsust. Ja mina teen kõik selle nimel, et elada ja mõelda vaimu järgi, mitte liha järgi, siis liha tekitab alati paanikat, ta tekitab kurbust, ta tekitab teadmatust, liha tekitab liha mõtteviis, ma räägin. Ta leiab alati negatiivse. Vaata, liha mõtteviis ongi see sama, nagu ma tõin välja, on see, et kogu aeg on head tehtud ja nüüd ühe korra ei tule. Keith Moore rääkis ühe huvitav loo selle koha pealt, et üks inimene siis tuli tema juurde ja ütles, et mu mees ei armasta mind enam. Ei armasta, et täiesti pisarad jooksevad. Ja siis ta küsis, et mis siis nüüd juhtus nagu, et mis siis nii tõesti nagu paanika, et mis on? Ta unustas mu sünnipäeva ära. Okei, kurb ikka, ta küsis, et kas on see sageli juhtunud või et kas see on igapäevane asi või lihtsalt tagatausturid. Ei, mitte kunagi 25 aastat esimest korda ta unustas ära. Siis oli tema jaoks nagu, et ei ole. See oli esimene kord, kui üldse ära unustatud. Ja ma ütlesin, et oot, kas sa küsid, mis juhtus, mis oli? Ei, ma ei täpselt, ma kõike ei mäleta, aga põhimõtteliselt, ma mõtlesin, et 25 aastat, see oli esimene kord ja sa teed selle järelduse sellest kohe. See pole huvitav, on ju. Ja siis ütles, et selle asemel siin praegu olla, mine osta ise poest lilli, mine osta kommikarpi ja vii oma mehele sünnipäevaks, enda sünnipäeva puhul. Ja siis näin, oli ära ehmunud ja sai lahendatud, et istume maha, mõtleme natukene. Ja seal oli tegelikult midagi, kas mees oli töölt tulnud või mis iganes oli, juhtub. Ja samamoodi on see, et me fokusseerime Jumala asjadele, Jumala sõnale järjepidevalt. See on see elu mõtteviis, mis toodab elu, rahu, rõõmu. See on see, kuidas me saame elada ilma hukka mõistuta. Sest Jumal ütleb, mina ei mõista hukka ja tegelikult reaalsuses ei ole hukka mõistu neil Kristus Jeesuses. Neil ei ole seda olemas. Hukka mõist tuleb selle pärast, hakkab tulema peale või inimesed hakkavad meid süüdistama, sest nad on liha mõtteviisi all. Ja see toodab alati surma. Ja see on tegelikult liha mõtteviis on ka vaen Jumala vastu, sest ta ei või alistuda. Kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole lihameeles. Kuula nüüd. Kes lihameeles on, aga sina ei ole mis sa ei ole? Ütle, mina ei ole lihameeles. Ütle välja kõvasti, mina ei ole lihameeles. Amen. Teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Jumala vaim elab kus kohas? Sinu sees, järelikult sa ei ole enam lihameeles.
ja see tuleb vastu võtta. Ma võtan selle vastu, ma ei ole liha meeles, mille pärast. Amen. Jumala vaim elab sinu sees. See on põhjus, miks sa ei ole liha meeles. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõesti asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Meil on Kristuse vaim, järelikult me oleme tema omad. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on elus õiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust üles äranud, teis elab, siis tema, kes Kristus Jeesus surnust üles äratas, teeb ka teie suurelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teib elab. Mida vaim tahab teha? Ta tahab ka me ihud teha milliseks? Elavaks. Amen. Kas pole huvitav? Kas pole põnev? Me oleme päästetud, Jumala vaim elab meie sees ja vaim tahab teha ka meie ihudega midagi. Ta tahab ka need teha elavaks. Halleluja. Sellepärast nüüd vennad oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järele. Sest kui te liha järele elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Järelikult me elame vaimu läbi ja vaimu läbi me suretame, mis asjad? Liha teod. Amen. Täpselt samamoodi, kuidas mina suretasin toome lihtsalt need liha teo. Mis oli liha tegu? Mul oli probleem suitsetamisega. Ma võitlesin selle vastu, ma üritasin omas jõus ma olen, samas ma istusin Jumal, ma tean, et ma olen vaba. Jumal, ma tean, et ma olen vaba ja ma kasvasin sõna tundmes, ma mäletan, ma istusin maja taga ükskord ja panin siis selle tobeda pläru ette endale ja istun seal ja mõtlen. Ja minu sees kerkis üles, ma olen vaimu. Jumala vaim elab minu sees. Kelle poeg on teinud vaba, on tõeliselt vaba. Mida hakkas hoidma? Ma olen vaba. Nüüd vaimu mõtteviis, vaimu järgi elamine, see suretas selle liha teo ja liha ütles, et ma tahan veel teha. See ei olnud liha. Aga see vaimu mõtteviis, ma olen vaba. Ja ma mäletan, kui lihtne see tegelikult oli. Ustusin ära. See on üle 20 aasta täiesti vaba. Halleluja. Sest ma tegin otsuse mitte elada enam liha järele, vaid elada vaimu järele. Mõni ütleb, et ma sain kohe lahti, halleluuja, mõni see natuke võttis aega, aga minu eesmärk oli, ma tahtsin saada vabaks. Saad aru, see ongi see meeleparandus ongi see, et kuidas on, et seal on 2 tüüpi meeleparandust on olemas, on ju nii. Ühed parandavad meelt sellepärast, et nad jäid vahele. See on pidanud kahetsus. Nad kahetsevad sellepärast, et nad jäid vahele, teised parandavad meelt sellepärast, et nad tahavad olla Jumalale meelepärased. Lihtsalt ongi kõik. Ja mõned on niimoodi, et ma olen süüdanud tuttavad pisarad. Vaata, ta ütles ka, et Eesav otsis meeleparandust või õnnistust silma pisaratega. On ju nii? Ta otsis õnnistust, tal rööviti õnnistus ära. Aga ta otsis meeleparandust, pisaratega õnnistust, aga ta ei leidnud. Mida? Meeleparandust oma südames. Ta otsis, tahtis leida, aga ta kunagi ei tulnud meeleparandust. Ta ei tulnud kunagi sellele, et ma olen süüdi. Tegelikult tema ju müüs maha selle. Või ta elas selle süüdlasena või süüalusena. Temalt peteti see välja. Tegelikult päeva lõpuks tema ei olnudki süüdi sellest. Temalt peteti see välja. Aga ta ei saanud kunagi osa sellest. Miks? Sest ta ei leidnud mahti milleks? Meeleparanduseks oma südames. See ongi see kiire, et Jumal, ma olen eksinud ja see kiire, et Jumal, ma enam ei tee, ma eksisin, ma tegin valesti. Ja see on see, kuidas vaim mõtleb, see on, kuidas vaim liigub. Ma tahan käia võidukat teed, ma tahan käia edukat teed, see oli samamoodi, miks ma tahtsin, et ma tahtsin
ma tahtsin, et see osa teeks elus au Jumalale. Ma ei tahtnud nagu mulle, kui ma kuulasin veel Kenneth Hagini jutlusi, siis vahepeal tead, mis ta ütles selle kohta, see riivas mu südant. Ma oleks võinud, mis sa ütled, et vaene suits. Oled kuulnud seda, mis ta on? Vaene suits, ühes otsast lollik ja teises otsast tuli. Ja ma ütlesin, okei, ma olen seal lollik. Ma olen vaba sellest, äkki siun olen vaba. Halleluja, kiitus Jumalale selle eest. Ja vaimu läbi me ihuteod suretame. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Kuidate, kõiki siis Jumala lapsi juhib kes? Jumala vaim. Sinu sees juhib sind. Sest ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite teile kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba isi. See ongi see privileeg, mis meil on seal Kristuses Jeesuses. Ja mida rohkem me vaimumeelsed oleme, mida rohkem me vaimus käime, seda rohkem me kuuleme Jumala vaimu hääl, seda lihtsam on meil elada siin maa peal. Ja see lihtsamalt toodab elu meile. Ja see lihtsam on minna isi. Auline Jumal on meie isa. Amen. Seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, ja järgmine tõotus. Ja kui sa oled laps, siis sa oled pärija. Nii Jumala pärija kui Kristuse kaaspärija. Kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Halleluja. Võidate, me oleme pärijad. Kas pole rõõmusõnum? Amen. Ja juhul, kui me kannatame, me saame ka mille osaliseks? Austuse osaliseks. Ja siin ta ütleb väga huvitavalt. Vaata, see on see, miks vaimumeelsed olla. Vaata, see toob teatud kannatusi meile, kui me vaimumeelsed oleme. Ja mina olen teinud otsuse, mina ei naera rumalaid nalju enam. Keegi teeb rumala nalja, ma ei naera. Inimestel see meelt ei kõlba. Ei, mul ei kõlba naerta rumalaid. Piibel ütleb, et ära naera rumalaid nalju. On ju nii? Oled sa kuulnud? Mis iganes, et öised pidutsemised, öised olengud. Aga sul ei kõlba? Ei kõlba. Ma mäletan kunagi mõni aasta tagasi oli, vaata maailmas on see komme on, et tuleks, lase pits viina. Ma ütlesin, ma ei joo. Kui sa mu sõber oled, siis sa lased pitsi viina. Oled kokku puutunud sellega? Ei ole. Ma ütlesin, et siis ma ütlesin, vaatasin otsa, et sina tahad, et ma austaksin sinu kommet ja sina ei taha minu kommet austada, et ma ei joo. See on mitte komme, vaid see on see, mina ei joo. Ma ei joo alkoholi, sina joo, mina ei joo. Ma ei ütle sulle kunagi ära ei joo. Ma ütlesin, see hävitab su elu, kui sa jätkad selle tegemist. Ma ei soovita juua nagu. Aga sa sunnid mind midagi tegema, mida mina ei taha teha. Ma ei taha alkoholi juua. Ja kui see on meie sõpruse hind, siis ma ei tea, kas me peaks üldse sõbrad olema. Ja seda ütles, ja hämmastav oli, ta parandas meelt ja palus mu käest vabandust, et oli sundinud mind jooma alkoholi. Ja me istusime maha ja ma sain talle rääkida natuke Jumalast ja evangeeliumi. Ma ei tea, kui palju ta vastu võtsis, ta oli päris purjust tookord, aga ma ütlesin, ma olingi ootasin, et Jumal, teed on nüüd kaineks. Tol momendil Jumal ei teinud teda kaineks. Ja vahepeal on see, et ma olen kuulnud lugusid, kus inimene pannud käed peale ja Jeesus on kaina. Ma ootasin seda imet, ei juhtunud tookord, aga see oli see, et ma sain jääda kindlaks selle juurde. Ja on olukordi, kus on mind noritud, narritud, sellepärast ma jään kindlaks selle juurde, mida ma usun. Ja siin ta ütleb, ta ütleb siin, sest ma arvan, Paulus ütleb, sest ma arvan, et sellisena aja kannatused ei ole midagi tulevad au vastu, mis meil peab ilmsiks saama. Teatud asjad toodavad meile kannatust. Isegi see, et mis sa siis nii eriline oled, mul on andeks antud. Miks sa nii spetsiaalne oled? Jumal on andnud, ma võtsin Jeesus vastu, ma elu isandaks. Mis iganes. Või kui sa lähed evangeeliumi rääkima, ma ei tea, sa oled nüüd käinud evangeeliumi rääkimas, kas on öeldud, et ära pane mind ebamugavalt tundma.
Mina olen rääkinud, ma ütlen, sa vajad Jeesust, kui sa Jeesust vaja, siis paraku su lõpp on karm ja me kõik sureme ära ja siis inimesed ütlevad, ära pane mind ebamugavalt tundma. Ma ütlen, et see on reaalsus. Inimesed tahavad tihtipeale klapid peas käia, arvata, et surm ei tule kunagi ja kõik on hästi, kõik tahavad kuulda, et ütle mulle, et mul on kõik hästi, ütle mulle, mul on kõik kena, ütle, et ma teen kõik tublisti. Meile endale meeldib see aine. Ja, aga tegelikult, kui me ei tee kõik hästi ja kui on vaja, et piibel noomib mind, piibel manitseb mind ja keda Jumal armastab, seda ta manitseb ja noomib, on ju nii. Meil on veel karmim eesti keeles, keda Jumal armastab, seda ta karistab. Aga kui on vaja seda, siis seda on vaja, see on tihtipeale meile eluks. Aga selles kontekstis ta räägib, kui me elame seda elu ja inimesed ütleb, et ma arvan, et selle aja kannatused ei ole väärt mitte midagi võrdes, mis tuleb. Kui teete, ja see ongi see koht, kus meie fookus on. Meie fookus on kus kohas? Selle tasu peal, mis meil ees seisab. Me ei ela järgmised 5 aastat, me ei ela järgmised 10 aastat, me elame juba täna, kuidas? Igavikuline. Meil on igavik ees. Me elame, et me ihu küll sureb ära, aga meie vaime sureb, meil on igavik ees. Amen. Ja meie jaoks, kui kristlaste jaoks, see maapealne elu on kõige kehvem aeg. Au seisab meil ees. Maailma inimestel on see maapealne elu kõige parem ja jubedus seisab meil ees. Amen. Ja see ongi see, et me peaksime olema valmis teenima Jumalat, minema edasi, käima Jumalaga. Maailm mõistab meid hukka. Tihtipeale. On siit hukka mõistetud? Ei ole. Ikka on, me oleme kogenud seda. Aga piibel ütleb, mitte mingit hukka mõistmist pole sulle. Sest sa oled Kristuses Jeesuses. Ja vahepeal, kui mõned väga pikalt ja palju räägivad, siis on sul tunne olnud, et ma ei tea, mis saab. Mind on tümitatud, vahepeal ütled, kas ma olen tõesti, kas mul ei olegi enam lootust, kas ei olegi enam. Ja kui sa jääd neid kuulama, neid jutte ja asju, siis võib-olla ongi, siis mõtlesin, stop. Piibel ütleb midagi muud. Jumal ütleb midagi muud. Eluvaimu käes Kristus Jeesuses on mind vabastanud. Patusurma käes mitte mingisugust hukka mõistmist pole neile ja ma üheldan oma mõtteviisi, vaimse mõtteviisiga, mis toodab minule elu. Amen. Sest kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid alla heite tahtest. Ometi lootuse peale, sest kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja aina sünnitus vaevast tänini. Aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kelledel on vaimu esmaand ja meie ise ägame enestes ning ootame lapse seisust oma ihu lunastust. Me kõik ootame, et come on, saaks ükskord juba läbi. Jeesus, tule juba. Jeesus, me tahame sind näha. Ootad sa Jeesuse tulekut? Absoluutselt, ma ka ootan. Iga päev. Ja ma teen kõik selle jaoks, et olla valmis, kui Jeesus tuleb. Amen. Et ma olen põnevil ja ma olen iga päev ootus, et täna Jeesus tuleb. Ja ma ei ole mitte kunagi pettunud, kui ta ei ole tulnud. Aga see ootus, põnevus, kogu loodu kõik ootab. Aga see ongi see vaimu mõtteviis, Jeesus tuleb varsti tagasi. Ma teen ja pürin selle poole, et olla tema jaoks alati valmis. Sest me oleme päästetud lootuses, ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega. Aga samuti tuleb vaim appi meie nõtrusele. Ja mis mulle siin meeldib, me ei ole jäetud üksi. Vahepeal on olukord, me ei tea olukord, situatsiooni ja piibel ütleb, ära muretse, vaim tuleb appi sulle. Tuleb appi sulle. Ja me teame, et Jeesus ütles, kui ma ära lähen, Jumal saadab meile kelle? Püha vaimu, kes on meile kelleks? Abiliseks, trööstijaks, õpetajaks, juhatajaks.
Halleluuja. Ja ta ütleb, et minu asjust ta võtab ja näitab sulle. Tema juhatab sind, annab sulle tarkust, annab sulle, teinekord ühe kord ta võtab Jumala südame asjast ja ilmutab sulle. Ja siin ta ütleb, et vaim tuleb appi meie nõtruses. Sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie sõnad vohkamistega. On olukordi, kus me ei tea, kuidas palvetada, mida palvetada, püha vaim tule appi. Kas pole imeline? Jumal ainult tule appi. Halleluuja. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes ja ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Vaim teab ja see ongi sellepärast ongi vaja püha vaimuga olla ristitud, nagu me kõik oleme siin ja palvetame teistes keeltes. Vaim teab, mis on südames või mõttes. Südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes ja ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Kooskõlas, vaim on alati kooskõlas kellega? Jumalaga. Halleluja. Kus sa tead, et oli vaimu juhitud või ei olnud, ka vaim juhib meid on ju. Kus me teame, et see oli vaimu juhtimine, ta on kooskõlas Jumalaga. Kus me teame, et ta kooskõlas oli, me näeme seda sõnast. Amen. Aga me teame, et neil, kes Jumalat armastavad, kõiki ühtlasi kasuks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järel on kutsutud. Kui te me armastame Jumalat? Mis siis juhtub, kui me Jumalat armastame? Kõik tuleb kasuks meile. Halleluuja. Seda, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud. Olema tema poja näos arvanud, et tema oleks esmalt sünnud paljude vendade seast. Aga keda ta on ette ära määranud, need on ta ka kutsunud. Ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Ent keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka austanud. Kui ta on meid kutsunud, ta on meid õigeks teinud ja ta ka austab meid. Halleluja, kas pole huvitav? Kas pole põnev? Ja nüüd tuleb mu lemmik osa selles peatükis. Ta rääkinud ära, ei ole mitte mingit hukkamõistnud Kristus Jeesus, olgu liha mõte, mis vaim on antud, vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Need kannatused pole mitte midagi väärt tulevas au vastu. Nõtrusest tuleb vaim appi meile palvesse. Ja siis ta ütleb edasi. Aga mis me siis ütleme selle kohta? Selle kõige kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. Kelle poolt Jumal on? Meie poolt on Jumal. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovustama meie kõikidest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama või kinkima. Kujutad, et me enne rääkisime, kui võimas and oli Jeesus Kristus. Ja ta ei keelanud seda meie jaoks. Midagi suuremat andi ei anna olla, mida meie Jeesus meie jaoks tegi, mida Jumal tegi läbi Jeesuse. Ja kui ta ütleb meile, kui ta ei keelanud Jeesus sulle. Meil ei tohiks isegi mõtet pähe tulla, kuidas ta ei peaks kõike muud meile annetama. Ta kõike meil vaja on elus. Ta ütleb, et tema Jumalik väike on kingid meile kõike, mida on vaja milleks? Eluks ja Jumala kartuseks. Kuidas on võimalik isegi mõelda, et ma ei anna sulle mitte midagi muud, kui juba poja andis. Ja läbi poja need tõotused, mis meile on antud. Kristuses Jeesus ei kehti ümber uskumist tegeva armastuse kaudu. On ju nii? Me oleme uued loodud Kristuses Jeesuses. Vanamevad uus on tekkinud. Me suudame kõik tema läbi, siis tema teeb meid vägevaks. Me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Tema vermet läbi me terveks saanud. Jumal täidab kõik meie vaesuse, oma rikkuse, meie auku Kristus. Jeesus sai vaeseks meie pärast, et me tema vaesuseks võiksime saada rikkaks. Kas pole hämmastav? Kui see Galaatia kiri ütleb 3.13, keegi teab peast? Ma üritan, mul ei tule algus praegu. Ta on meid lahti ostud käsuneedusest. Halleluuja! Halleluuja! See paneb juba hõiskama. See paneb juba hõiskama. Tema sai needuseks meie eest. Kogu käsu needus pandi tema peale.
et meid vabaks osta, meid vabaks lunastada. Kuidas ta ei peaks kõike muud meile peale andma? Ja et Abrahami õnnistuseks saaksid osa meile. Kas pole himeliselt hea Jumal meil, keda me teenime? Ja see ongi, ma ütlen ausalt, mida rohkem ma kogen, kui hea ta on, seda paremini või pühamini või õigemini ma tahan olla tema ees. Seda kogu aeg ma elan reaalselt meeleparanduselu kogu aeg praegu. Mul on niimoodi, et Jumal, ma ütlesin Jumal, ära mulle kõike korraga näita, et seda võib olla liiga palju, aga anna üks amps korraga. Kuule, siin on vaja meelt parada, siin on vaja muutuda, siin ma pean muutuma. Ja ma tänan Jumalat, halleluja, selle muutuse eest, mis mu elus toimub. Halleluja, ma olen nii tänulik selle eest. Ja ma tänan, et sa oma poja andsid ja sa ei keela mulle mitte midagi muud peale. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes kõigeks teeb. Jälle, ei ole mitte mingit hukka mõistmist. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Me oleme Jumala valitud, kes võib süüdistada? Inimesed võid süüdida, aga Jumal on see, kes õigeks teeb, mitte inimesed. Kes su õigeks tegi? Jumal tegi su õigeks. Kas pole imeline? Kelle õiguses me seisame täna? Jumala õiguses. Jumal tegi meid väärt. Jumal tegi meile, andis meile kõik, mida on vaja eluks Jumal. Ta tegi väärt olema seisma tema ees. Me võime julguse minna audruni ette, seda halvast armu oma abiks õigeks ajaks. Jumal on nii palju imelisi asja me jaoks teinud. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel on, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastolek või häda või mõõg? Nõnda on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid arvatakse tapalambeks. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas tagakius? Kas see? Mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Aga selles kõiges, ükskõik mille sees me oleme. Siin ta tõi välja tagakius, mis ta siin tõi välja? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastolek või häda või mõõk. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Mis me saame selles kõiges tema läbi? Võidu. Millise võidu? Täieliku võidu. Mitte lihtsalt võidu, me saame täieliku võidu selle kõige sees. Ükskõik mille sees me oleme, ükskõik mis meid ründab, me saame alati täieliku võidu. See on vaimu mõtteviis. See on see, mida Jumal tahab, et mõtleksime. See toodab mida? Elu. Meie mõtteviis peaks tootma meie ellu alati elu. Kui meie mõtteviis ei tooda elu, siis see ei ole vaimu mõtteviis. Järelikult, kui see toodab mingit surma või midagi, see on lihalik mõtteviis. Aga vaimu mõtteviis toodab elu. Ja ütleme sellest kõiges, ükskõik mis olukord mu elus on. Jeesus armastab mind. Jumal on oma poja minu eest andnud. Ta ei keela mulle mitte midagi muud ja selles kõiges ma saan mille? Täieliku võidu. Sest ma olen veendunud, ja tead, mis on, see lõpp on see, mis on absoluutselt. Milles oleme me veendunud? Me peaksime olema samamoodi veendunud, nagu Paulus oli veendunud. Ja Püha Vaim on veendunud ja Isa on veendunud ja Poeg on veendunud. Ja me peaksime olema veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käes olev ega tulev ega vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu. Vaata, ta hakkab tooma, et ta ei too neid väikseid looduid siin pool, aga ta toob välja, mis on loodu, mis loodud ta välja toob? Surm ega elu, ei inglid ega vürstid, ei käes olev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu. Või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesus meissandas. Mis võib meid lahutada Jumalast ja tema armastusest? Mitte miski. Universumis pole siukest jõudu või loodut, mis suudaks lahutada. Järelikult ainukene, kes suudab meid lahutada, oleme me ise. Me keerame selja Jumala, läheme Jumalast eemale, laseme ennast hukka mõista. Peab olema, me võtame midagi vastu, aga me ei tohi vastu võtta midagi, mis meid lahutab Jumala armastusest.
Ja see ongi see süüdistus, mis hakkab tulema. Sellepärast alustab see 2 pealt, ei ole mitte mingisugust hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesus, mitte mingisugust, sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesus on meid vabastanud patusurma käsust. Aga seal hakkavad rolli mängima, mõtleme, miks on see, miks on too, hakkavad rolli mängima, mis mõtteviisis me elame ja mis meie mõtteviis toodab meie ellu. Kui me mõtleme ja elame vaimu mõtteviisi järgi, siis see toodab elu ja oleme Jumalale meelepärased. Aga kui me elame liha mõtteviisi järgi, siis see toodab Jumala mitte meelepärast olekut. Ja mõtteviis on meie teha tegelikult. Sest Jumal ütles, sa oled Kristuses Jeesuses. Sa oled uus loodu, vana on möödunud, uus on tekkinud. Ei ole mitte mingit hukkamõistmine neile, kes on Kristuses. Sa oled rohkem kui võita Kristuses Jeesuses. Ja see on põhjus, miks ta 12 peatükk ütleb meile. Muutuge teistsuguseks. Saage teistsuguseks sellest maailmast. Oma meele uuendamise teel, uurides, mis on Jumala hea meelepärane teile tahtmine. Jumala tahe on see, et me teaks, kes me oleme Kristuses Jeesus, mis meile kuulub Kristuses Jeesus, mis on see meelevad, mis meile kuulub. Jumala vaim elab meie sees, ta on meie abil, tuleb meile appi igal ajal. Ja siis ta ütleb, et kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu, mitte keegi. Ja see reaalsus, võtta on see Jumal tahab, et see reaalsus meie et see ei oleks ainult siin, vaid see tungiks meie sisse, meie sisamisse oleks ilmutuslik teadmine. Ja see ongi see, et kui midagi tuleb meie vastu, mingi surve, midagi, see on nagu käsnad, kus tuleb välja meie seest. Ei mingi hukka mõistmist ei ole mulle, sest ma olen Kristus Jeesus. Eluvaimu käsk Kristus Jeesus on mind vabastada. Kui Jumal on minu poolt, kes võib olla, seal ei ole universumi jõudu, mis suudaks meid lahutada Jumala armastusest. Või on see haigus ründamas? Ma olen terve Jeesuse järmete läbi. Ja see ongi see, miks ta ütleb, et Jumal ütleb, hoidke oma südamed puhtad ja õiged, sest mina ei mõista sind hukka. Ma ei mõista sind kunagi hukka, aga kui sinu süda sind hukka mõistab, sul ei ole enam julgust tulla minu ette. Ja see ongi see, et me hoiame Jumal, me hoiame oma elud vaimu mõtteviisis, sest me teame, kes me oleme, teame, mis meile kuulub, aga me oleme rohkem kui võita Kristus Jeesus. Me teeme kõik selle nimel, et olla vaimu mõtteviisis, sest see toodab meile alati elu, tugevust, julgust. Sest reaalsus on see, me oleme Jumala lapsed. Reaalsus on see, et ei ole mitte mingit hukka mõistmist. Reaalsus on see, et me oleme rohkem kui võitjad. Kas me kogeme või ei koge, kas me näeme või ei näe, see on reaalsus. Ja nüüd on see reaalsus saada siia ja siit on vaja ta saada meie sisemusse. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesus, me oled hea ustav, püha Jumal. Me täname sinu sõna ja sinu sõna on hea ja ustav. Ja isa tõesti, anna meile kõigile siin tarkus, ilmutuse vaimu sinu tundmiseks. Et me teaksime, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud ja mis on sinu pärandi aurikkus püha sees ja mis on sinu ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume sinu jõuduse mõjul ja me usume selle jõuduse mõjul, millega sa oled mõjuv Kristus, kui tema surnust üles äratsi, panid istuma paremale käele taevas kõrgele kõige valitsuse võimu väevle ning üle iga nime, mida nimetanud selles, vaid ka tulest maailmas ja astasid kõik tema jalga alla ja panid tema kõigi asjale peaks kogusele, kes on tema ju, see täius, kes kõik kõigest täidab. Isa, ma annan sulle au, ma annan sulle kiituse, ülistus siin paigas. Isa, ma tänan seda imelist tööd meie südametes. Ja isa, anna meile mõista oma headust ja heldust ja suurust, et me mõistaksime tõesti, kes me oleme Kristuses Jeesuses. Halleluja. Isa, ma annan sulle au ja kiituse, ülistus täna siin paigas, kogu südamest. Imeline Jumal, auline Jumal ja väärne Jumal on meil. Amen. Halleluja.